Ma olen tähele pannud, et kui sa oled suhtes, siis su sõbrad hakkavad seda mingi veidra argumendina kasutama. Nagu saad sõpradega kokku ja ütled midagi stiilis, et kutid, homofoobia on halb. Sest ma avan vestluli sellega 0 koha pealt lihtsalt. Kutid, homofoobia on halb. Ja siis on alati see üks sõber, kes on nagu, mees, sa oled suhtes muutunud. Ja isiklikult ma ei mäleta, et ma 2 aastat tagasi tõrvikuga kuskil lihtsalt ahju. Või ma ei tea, ürita kas või mainida globaalset soojenemist korra, su sõbrad on kohe nagu wow, mees, sa oled suhtes muutunud. See, et ma 5-aastaselt rehve põletasin, ei ole mu identiteet. Nüüd mul on kahju, et jääkarud surevad, ma ei teadnud, et mina tegin seda. Aga ma on tähelepanud, on ka plusse, näiteks ma olen üli introvert, alati kui ma sõpradega välja lähen, ma tahan esimesena koju minna. Kui sa ei ole suhtes, kui sa oled üksik, sa ei saa kunagi koju minna. See su sõbrad on nagu, kuhu sul minna on? Koju pihkuma. Mis on faktuaalselt tõsi, aga raske argumendina kasutada. Sa jäädki välja, et nagu fuck you, ma siis panen hiljem pihkuna. Ja nüüd, kui ma olen suhtes ja ütlen, et ma lähen koju, siis see tuleb alati ära. Mees, sa oled suhtes muutunud. Kuri naine kodus. Ja sisimas ma tean, mu enda naine pole isegi kodus veel. Aga ma lähen alati kaasa sellega, ma olen nagu, õigus, hea naine pitsaga. Peab minema. Ja siis ma lähen koju ja panen pihku, üli fun on. Muidugi miinus on see, kui su naine ja sõbrad kokku saavad ja siis hakkab see, et tema ütles ja sa oled nagu mis ma oskan öelda, see suhe on mind muutnud.